Nii, tere päevast. Minu nimi on Kristjan Tamla ja tere tulemast Efton United Property Fundi veebiseminarile. Võib vist öelda, et see on juba muutunud traditsiooniks, et teeme seda siis iga kord peale aasta tulemuste avaldamist. Ja mis täna plaanis on, nagu ikka, aga viimastel kordadel, et võtame kokku eelmisel aastal fondis juhtunu, kuidas fondis läinud on, vaatame, mis seisus fondi tänane portfell on ja siis räägin natuke ka sellest, et mida plaanime fondis erinevate investeeringute ja väljamaksetega lähiajal teha. Seminari lindistatakse. Nii et kõik, kes plaanivad, ma ei tea, rohkem või vähem siivutusi või mitte siivutusi siia vahele hõigata või kirjutada, teadke, et see lindistub, aga nali naljaks, et eelkõige tähendab see ka seda, et tegelikult kõik need slaidid, mis ma näitan, tulevad kättesaadavaks teile kõigile, paneme selle kohta börsiteate üles vastava lingi ka, nii et ei ole vaja meeleheitlikult screenshot erinevatest slaididest teha, et kõik see, mis te täna näete, muutub teile ka kättesaadavaks. Ma loodan, et teie kõrvu ei kostu väga suurt taustamüra, et siin Lauteri tänava kontoris, kus ma olen, et meil on siin Lauteri tänaval linn rajab uut kanalisatsiooni ja küttetrasse ja siin akna taga käivad kanalisatsiooni või teetööd vaatamata väljas valitsevatele miinustemperatuuridele ja see sisse kostub küll teatav müra, et ma loodan, et see minu mikrofoni kaudu teieni ei jõua. Aga alustame siis. Ma teen ikka nii, nagu ma olen viimased aastad teinud, et ma räägin taustaks natuke seda, mis kinnisvarasektoris väliskeskkonnas on toimunud, eelkõige Skandinaavias. Ja ma räägin eelkõige seda sellepärast, et kaks suuremat panka, kes meil kinnisvara rahastavad, on Rootsi taustaga, Rootsi omanikega ja nemad sageli kujundavad oma poliitikat teatud sektori suhtes vastavalt sellele, mida nad oma koduturul näevad. Ja sealt edasi siis juba räägiksin nagu konkreetsemalt fondis endast toimunust. Kui nii-öelda väliskeskkond niisuguse 2 slaidiga või 1 slaidiga kokku võtta, siis oli, ma ütleks, üsna stabiilne aasta. Jätkus riskipreemiate väike alanemine siin parempoolsel slaidil. Et need on siis nii-öelda võlakirjaturgude kinnisvarasektori ettevõtete riskipreemiad võlakirjaturgudel. Et nagu näeme, et siin kui intressid tõusma hakkasid 2022, siis need hüppasid väga kõrgele ülesse ja 2023 lõpust 2024 tulid hooga alla, eelmine aasta oli pigem niisugune stabiliseerumine ja tänaseks on tegelikult need riskimarginaalid jõudnud juba päris sarnastele tasemetele, mis nad siin nullintressi keskkonna ajal olid, võib-olla natuke kõrgemad. Ja see kajastub tegelikult väga otseselt täna ka selles, milline on pankade laenupoliitika Eestis ja Baltikumis laiemalt. Toon siin ühe näite Efton United Property Fundiga seotuna. Meie suuruselt teine objekt, endine Danske panga peahoone Vilniuses. Eelmise aasta lõpus oli selle laenu refinantseerimise tähtaeg ja pank, kes seda refinantseeris, omalt poolt pakkus, et laenujääk jääb samaks, intressimarginaal 190 baaspunkti, mis oli sama nagu eelmine kord. Kui me hoone täituvust suurendame, langeb see 185 baaspunkti peale, aga mis kõige olulisem, mida varem mina polnud Baltikumis näinud, et büroo hoonele anti 40-aastane maksegraafik, mis tähendab ka tegelikult seda, et meie laenu teenindamise kulud on väiksemad ja selle võrra dividendide võimekus on fondil selle hoone puhul suurem. Nii et nii-öelda selline riskide vähenemine Skandinaavias kinnisvarasektoris peegeldub täna väga selgelt ka Baltikumis tegutsevate pankade suhtumises kinnisvarasektorisse ja sooviga sinna rohkem ja pikemalt ja soodsamatel tingimustel laenata. Kui veel nii-öelda jätkata sellest, mis Skandinaavias eelmine aasta toimus, siis vasakpoolsel slaidil näha, kuidas tehinguaktiivsus on olnud. Taaskord, kui need intressid tõusma hakkasid, siis tehinguaktiivsus kukkus sisuliselt kokku lausa viimase paarikümne aasta madalamale tasemele.
siis 2024, 2025 on ta vaikselt paranenud, aga ikkagi me oleme veel üsna kaugel sellest, kus ta nii-öelda nullintresside keskkonnas oli. Noh, see 2026 on Colliersi niisugune prognoos. Ma ise arvan, et võib-olla see on natuke liiga optimistlik, et ma tegelikult oleks natukene isegi üllatunud, kui see tehinguaktiivsus täna päris sinna nullintresside keskkonna tasemele tagasi jõuab, aga selgelt nii-öelda tehinguaktiivsus on sellest madalpunktist üle ja on taastunud. Kui vaadata, kuidas käitusid noteeritud kinnisvarasektori aktsiad Skandinaavias, siis ma võib-olla tooksid välja ainult ühe momendi ja see on jaekaubandus kinnisvara või kaubanduskinnisvaraga seotud nii-öelda fondid ja aktsiad. Nendel oli selgelt kõige tugevam aasta eelmine aasta ja tegelikult täpselt sama pilti me näeme ka Efteni kõikides fondides ja kaasa arvatud Eften United Property Fundis, et sisuliselt kõik meie kaubanduskinnisvarahooned näitasid eelmine aasta ajalooliselt kõige paremaid tulemusi ja seda nii-öelda rentnike vaates ehk rentnikel olid kõigi aegade tugevamad käibed ja seda ka siis nii-öelda hoone omaniku ehk meie või siis ütleme investorite ehk teie vaates. Ehk et meil õnnestus sealt investoritelt või rentnikelt teenida kõige suuremaid ja kõige kõrgemaid üüritulusid. Et selles suhtes selline üks sektor, mis üllatas positiivselt ja mis meile tundub üllatab veel ka lähiajal positiivselt, on seotud kaubanduskinnisvaraga. Nii et üks nii-öelda ajaloos tagasivaatav järeldus, mida vähemalt hetkel võib teha, on see, et kui siin peale Covidit räägiti sellest, kuidas kaubanduskeskused on kohe surnud ja inimesed sisuliselt seal enam ei käi ja kõik ostud tehakse edaspidi ainult internetis, siis vähemalt tänase seisuga on need prognoosid ja need vaated küll nagu täiesti valeks osutunud. Kui vaadata, kuidas laiemalt rahvusvahelisel taustal kinnisvarasektori aktsiad on käitunud ja kuidas meie fondil eelmine aasta selle taustal läks, siis nagu ma ütlesin, et oli suuresti külgsuunas liikumine välismaal, nii Euroopas laiemalt kinnisvarasektori aktsiate indeks kui ka Põhjamaade kinnisvarasektori aktsiate indeks liikusid üsna külgsuunaliselt ja selle taustal Eften United Property Fundi osak näitas päris häid tulemusi ja ma arvan, et võib-olla üks süke põhjus, miks meil aasta lõpupoole osaku hind börsil ka nagu hoogsamalt kasvama hakkas, on see, et kui te mäletate, siis ma olen siin paar aastat rääkinud sellest, et fondil oli üks investor, kes tuli emissioonist sisse ja tipus omas 3% kogu fondi omakapitalist ja kes siis nii-öelda regulaarselt hakkas seda börsi kaudu likvideerima. Ja eelmise aasta 4. kvartali alguseks sai ta tegelikult siis kõik oma positsiooni müüdud ehk selline surve ühe suurema investori poolt müügisurve tegelikult kadus ära ja seda me ei ole ka nüüd viimastel kuudel mingisugust suuremat müügisurvet aktsiaturul enam nagu täheldanud, et ei ole enam ühte suurt investorit, kes pidevalt müüks, et on pigem nagu hunnik väikeinvestoreid, kes siis omavahel vähem või rohkem aktiivsemalt nii-öelda Tallinna börsi kontekstis kauplevad. Ja siit ma arvan, võib-olla ongi nagu hea edasi minna detailsemalt juba selle juurde, et mis meil fondis eelmine aasta toimus ja mis seisus fond täna on. No eelmine aasta oli esimene täisaasta, kus fondi portfell oli kogu mahus kinnisvarasse investeeritud, et need, kes on pikemalt investorid, need teavad, et me 2022. 2023. aastal sisuliselt ütleme 2022. aasta teisel poolel, 2023. aastal sisuliselt uusi investeeringuid ei teinud, sest meile tundus, et see nii-öelda intressitõusuga on keskkond muutumas ja tol hetkel müüjad küsisid meie jaoks jätkuvalt veel liiga kõrgeid hindu. Ehk nii-öelda meie ostuootused hinna mõttes ja müüjate müügiootused ei saanud kokku ja hakkasime aktiivsemalt taas ostma 2024 teisel poolel ja saime portfelli tegelikult 2024 lõpuks investeeritud. Nii et 2025 oli esimene täisaasta, kus fondi portfell oli 100% kinnisvarasse investeeritud ja see võikski siis olla võib-olla niisugune
niisugune hea näide sellest, kuidas nii-öelda täielikult investeerituna see fond töötab. Oli väga hea nii-öelda väljamaksete aasta, suutsime investoritele pea 9% turul kapitalisatsioonist välja maksta, seotud sellega, et intressikulud vähenesid, aga seotud ka sellega, et Uus-Järveküla arendusinvesteering jõudis etappi, kus saime sealt investoritele suuremaid väljamakseid hakata tegema. Ja me ise tegelikult, meie jaoks võib-olla selline kriteerium number 1, mille järgi me hindame enda töö edukust, ongi see, et kui palju me suudame investoritele tegelikult raha välja maksta. Et alati võib see nii-öelda see aktsiahind börsil, see on see, mida meie nagu otseselt mõjutada ei saa, et meie saame otseselt mõjutada seda, et kui suur on väljamakse ja ega kinnisvara investeering on selgelt selline dividendi investeering, kus sellist suurt kasvuraketti oodata võib-olla oleks natuke imelik, et seetõttu nii-öelda võimalikult suurte regulaarsete väljamaksete tegemine on meie jaoks selline mõõdupuu number 1, millega me enda töö edukust teie ees püüame hinnata. Fond teenis eelmine aasta 3,57 miljonit eurot kasumit. Eks selle kinnisvarafondide juures kasum on alati natukene selline kahe otsaga asi, et siin tuleb hinnata seda, et kui palju teeniti sellest igapäevasest majandustegevusest ja kui palju kasumit teeniti siis sellest, et hinnati kinnisvara väärtus kas siis üles või alla, et mis viimane on ju ainult nagu paberi peal. Kui nagu tõele au anda, siis ka FTN United Property Fundil oli eelmine aasta, sai kasum nii-öelda toetus sellest, et meie nii-öelda sõltumatud hindajad hindasid fondi investeeringuid ülesse, aga see oli seotud ainult ühe investeeringuga, see oli seotud ainult Uus-Järveküla arendusprojektiga, kus nii-öelda kasumina nii-öelda üleshindamisel võeti siis üles kogu nii-öelda projekti realiseerimisest oodatav kasum, mis peaks siis suuresti selle aasta jooksul tulema. Et kõik teised investeeringud, nii-öelda rahavoo investeeringud, mis meil on, et nende ümberhindlusest me tegelikult saime isegi väikest kahjumit, et see nii-öelda ümberhindluse kasum oli eelmine aasta otseselt seotud ainult Uus-Järveküla projekti täna eelkõige sellel aastal oodatava realiseeruva kasumiga. Investeeringuid sisuliselt uusi ei teinud, 104 000 eurot FTN Special Opportunity Fundi, see on siis fond, mis rahastab kinnisvara arendusprojekte ja me just tegime selle FTN Special Opportunity Fundi investoritele eelmine nädal väikese ülevaate ja fondi tulemus on täna selline, et fond on investeerinud 7 erinevasse projekti ja lähikuudel peaks 2 tükki veel lisanduma ja siis on ka see fond täielikult ära investeeritud ja nii-öelda selle portfelli oodatav tootlus on siis kuskil 11,5% aastas tänaste ja selle tulevase 2 potentsiaalse investeeringu pealt. Minnes nüüd konkreetsemaks ja fondi portfelli rohkem sisse vaadates, siis sektorite mõttes kõige rohkem on meil täna kaubanduskinnisvaras 39%. Meie kõige suurem investeering ja suuruselt 4. investeering on seal. Räägin nendest hetke pärast natuke pikemalt, oleme väga rahul. Nagu ma enne tegelikult mainisin, siis kaubanduskinnisvara on näidanud just eelmine aasta, isegi meile, isegi üle ootuste selgelt väga tugevaid tulemusi. Suuruselt teine sektor, büroohooned. Siin on olukord mõnes mõttes vastupidine. Rentnikel on täna väga tugev turupositsioon, turujõud. On päris suur erinevus, kas portfellis on nii-öelda A-klassi büroohooned või B-klassi büroohooned. B-klassi büroohooned täna märksa tugevama surve all. Fondil endal suurematest investeeringutest on 1 A-klassi büroohoone ja 1 B-klassi büroohoone. Ja ma räägin ka natukese aja pärast tegelikult nende erinevast olukorrast ja meie plaanidest nendega õige pea. Suuruselt 3. sektorite mõttes on meil siis arendusprojektid.
see me oleme siis investeerinud kahte kohta, on seesama see Efton Special Opportunities Fund, kus on nagu suhteliselt väike investeering, aga märksa suurem investeering on siis Uus-Järvekülas ja Uus-Järveküla on täna lõpule jõudmas, nii et me tegelikult otsime praegu aktiivselt uusi arendusprojekte, kuhu investeerida ja meie esimene eelistus on see, et kuna Uus-Järvekülas on võimalik seda elurajooni laiendada veel 15 paarismaja ehk 30 paarismaja boksi osas, siis tegelikult see võiks olla meie esimene valik, kui numbrid vähegi klappima saame koostöös Invegoga, et seda Uus-Järveküla projekti edasi arendada. Ja miks mulle endale need paarismajade pool väga meeldib, see on tegelikult see, et kui me vaatame, kuidas selle praegusel Uus-Järveküla projektil läks, siis seal oli 165 majast oli 16 paarismaja, ülejäänud siis valdavalt kõik ridamajad ja tegelikult need paarismajad müüsid nagu kõige kiiremini, kõige paremini. Et nõudlus selles piirkonnas nagu paarismajade vastu oli väga-väga suur. Ja seetõttu ma tegelikult väga hea meelega, kui me vähegi saame numbrid klappima, siis ühe arendusprojektina jätkaksime hea meelega seda Uus-Järveküla elurajooni laiendamist. Ja võib-olla viimane kommentaar, mis ma siin ütlen, on elukondliku üürikinnisvara kohta, mida meil on siis 5% fondi portfellist. Meil on täna seal 4 erinevat üürimaja, üks Tallinnas, üks Vilniuses, üks Kaunases ja nüüd sügisel valminud üürimaja Riias. Rohkem üürimaju sinna juurde ei teki, kokku 458 korterit. Kui nüüd Vilnius, Tallinna ja Kaunas üürimajad on sisuliselt 100% täituvusega, sõltuvalt kuust, eks ole, et kuna ikka nagu nii-öelda rentnikud tulevad ja lähevad, siis täituvus on, ütleme, seal 98–100% vahel, siis Riia üürimaja hakkasime me täitma septembris ja nüüd viimased numbrid, mis ma just täna hommikul sain, on see, et me oleme jõudnud kuskil 60% täituvuse juurde, et 458 korterit kõik kokku ja sellest siis ütleme 40, et Riias 102, sellest 458 ja sellest 102-st 60 on täidetud, nii et ütleme siuke 458 korterist suurusjärk 110 või 410 on täna välja renditud. Ja meie plaan siin on tegelikult see, et kuna pangad väga hea meelega üürimaju ja just nii-öelda valmis üürimaju tahavad finantseerida, siis tegelikult panna need 4 üürimaja nii-öelda ühe portfellina kokku, see 458 korterit ja küsida kogu selle portfelli peale nii-öelda pangalaenu finantseerimist, loodetavasti ilma põhiosa tagasimakseteta ja kui pangad on nõus siin headel tingimustel laenu andma, siis selle pealt ka sügise poole täiendav väljamakse oma investoritele teha. Siin on fondi suurimad alusobjektid või suurimad investeeringud, kuhu me raha paigutanud oleme. Võib-olla ei hakkagi siin pikemalt peatuma, lihtsalt, et ma esimesest 5 räägin nüüd natukene pikemalt. Fondi suurim objekt, kaubanduspark Vilniuse äärelinnas, kiiresti kasvavas elamupiirkonnas. Tallinna inimestele võib-olla midagi sarnast nagu on Peetri, aga lihtsalt selle erinevusega, et kui Peetri on Tallinna piirist väljaspool, siis see elurajoon ja see kaubanduspark on nii-öelda Vilniuse piirist ja Vilniuse piiridesse. Meie nii-öelda investeerimistees, kui me selle ostsime 2024. aasta augustis, oli see, et kuigi nagu tootluse mõttes, omakapitali või investeeringu tootluse mõttes me ostsime selle 7,3% pealt, mis võib-olla ei tundu väga odav, siis nii-öelda see investeerimistees oli see, et see on hästi kiiresti kasvav piirkond. Rentnikud kindlasti peaks olema väga huvitatud selle pinna peal tegutsemisest ja mis meie jaoks kõige olulisem oli see, et üürihinnad tolles kaubanduskeskuses olid selgelt allpool turu keskmist, et keskmiselt 11,37 € ruutmeetri kohta.
ja kui me vaatame, kuhu me tänaseks jõudnud oleme, siis jaanuaris 2026 versus jaanuar 2025 on meil puhas üüritulu kasvanud 12% selles keskuses ehk tegelikult nii-öelda see tees vähemalt tänase seisuga on selgelt paika pidanud, et üürid olid pigem alla turu keskmise, neid üürihindu on võimalik tõsta, on võimalik indekseerida ja me ootame siit väga tugevat nii-öelda üüritulu kasvu ka lähiajal. Ja selle nii-öelda üürihinna või üürihindade kasvu tulemusena on siis ka selle nii-öelda investeeringu tootlus tõusnud või oodatav tootlus tõusnud siis 7,3% pealt 7,5% peale. Ja kui ma sellest tootlusest räägin, siis see on siis nii-öelda tootlus ilma võimenduseta, et arvestades, et meil on siin 52,5% täna pangalaenu peal, siis nii-öelda koos võimendusega see 7,5% projekti tootlus, see nii-öelda omakapitali mõttes tähendab kuskil 11% tootlust tänaste intresside keskkonna juures. Ja on rõõm tõdeda, et tõesti see on kiiresti kasvav elamurajoon Vilniuses hetkel väga tugev elukondliku kinnisvara buum. Võrreldes Tallinnaga elaniku kohta ostetakse kohati isegi kuskil 3,5–4 korda rohkem uusi kortereid ja maju kui Tallinnas. Nii et see piirkond väga kiiresti areneb ja klientide külastatavus selles kaubanduspargis järjest nagu kasvab. Fondi teine investeering, endine Danske Panga peahoone Vilniuses. See on niisugune A-klassi büroo, võib-olla niisugust klassikalises mõistes. Kui me selle ostsime, siis see nii-öelda investeerimistees oli meil, et Danske Bank pidas seal oma nii-öelda tagatoa teenuseid, mis on suhteliselt madala lisandväärtusega ja seetõttu olid nad võimelised maksma ka suhteliselt madalat renti võrreldes selle asukohaga ja nii-öelda naaberbüroodega selles piirkonnas. Meil õnnestus Danske Bank välja vahetada mitme erineva väiksema rentniku vastu ja sellega on siis rendihind tänaseks nii-öelda ostuhetkest 15 euro pealt tõusnud 19 euro peale. Praeguse seisuga on hoones vakantsus 17%, aga sõlmisime eelmise aasta 4. kvartalis üürilepingu uue üürnikuga, kes võtab kõik see 17% nüüd märtsikuuses enda alla ja hoone on siis taaskord 100% üürnikega kaetud. Ja nagu ma päris alguses ütlesin, siis see oli ka see hoone, kus meil oli pangalaenu refinantseerimine eelmise aasta detsembris ja suutsime nii-öelda refinantseerida tingimustel, kus igakuine tagasimakse läks väiksemaks seoses laenugraafiku pikendamisega. Fondi suuruselt 3. investeering, Leedus olev Menulio 7 büroohoone. See on nüüd selline klassikaline B-klassi büroohoone, kus täna on, ma ütleks, fondi portfellis selgelt võib-olla kõige keerulisem objekt ja keerulisem isegi mitte sellepärast, et see vakantsus oleks määratult suur, et see 19% vakantsus B-klassi büroohoones, mitte et me sellega rahul oleks, aga see ei ole nagu üldse midagi katastroofilist. Pigem, mis teda nagu raskeks teeb, on see, et see on nagu pidev rentnike ja üürnike vahetavus. Et on jube suur töö ja ka tegelikult päris suur kulu uusi rentnikke pidevalt leida ja nende järgi nii-öelda siis neid pindu, mis nad üürivad jälle nagu kohendada ja natuke muuta. Ja seetõttu tegelikult meie selline pikaajalisem plaan, kuna me tegelikult näeme, et see surve B-klassi büroodes jätkub veel nagu lähiaastatel, et me tegelikult ei näe täna nagu Tallinnas ja ka ütleme Baltikumis laiemalt, et see surve B-klassi büroodele nagu ära kaoks. Et siis tegelikult võimalused, mida me nagu otsime, on see, et mis on need võimalused tegelikult sellise B-klassi büroo muutmiseks elukondlikuks kinnisvaraks. Kas siis seda ise teha ja nii-öelda korteri haaval maha müüa või see siis müüa mõnele arendajale või mõne arendajaga koostööd teha, et see on veel natuke liiga vara seda kommenteerida.
aga pikemas perspektiivis ma näen, et see on nagu üks võimalus, kuidas sellistest B-klassi büroohoonetest kõige suuremat väärtust meie investoritele välja või kätte saada. Ja fondi suuruselt 4. rahavoo investeering, siis see, mis me siin kõige viimasena tegime 2024. aasta detsembris Kristiine kaubanduskeskuse ost Tallinnas, töötab täna ideaalselt, et täituvus 100%, oleme suutnud rendihindu aastaga natuke kasvatada ja maksab nii-öelda väljamakseid investoritele, jaotab tulu isegi nagu natuke rohkem, kui me oma äriplaanides ette nägime. Nii et Kristiine keskusest ka see aasta kindlasti on oodata rekordilisi väljamakseid meie fondi ja sealt edasi siis ka fondi investoritele. Ja võib-olla ma viimasena kommenteeriksin meie ainsat või suuremat arendusinvesteeringut Uus-Järvekülas, mille me alustasime üsna fondi algusaastatel, kokku 165 paarismaja ja ridamaja, paarismaju siis sellest 16. Tänaseks kõik, mis on valmis ehitatud, on ka ära müüdud. Veebruaris, märtsis, aprillis valmib 32 viimast ridamaja boksi ja ma vaatasin, et veebruaris on veel 2 täiendavat broneerimist tehtud, nii et tegelikult nii-öelda tänase seisuga on veel klientide poolt nii-öelda broneerimata või ostmata nii-öelda vaba 9 boksi, et me liigume niisuguse kuskil tempoga, et selle aasta suveks võiksid kõik ridaelamu boksid siit müüdud olla. Ja lisaks siis nendele ridaelamutele kuulub siia meile või ütleme siis teile kui investoritele ka üks ärikinnisvara krunt, kuhu on võimalik arendada eelkõige kaubanduskinnisvara ja üks nii-öelda eramaja krunt. Ja neid krunte tänase seisuga tegelikult nii-öelda bilansis arvele pole võetud, et kui need õnnestub realiseerida ka mingi positiivse väärtusega, siis see võiks tähendada täiendavat väikest rahavoogu võrreldes praeguse bilansilise väärtusega. Ja aus vastus on see, et tegelikult nii-öelda heas mõttes loen mina seda projekti juba nagu lõppenuks, et siin nagu need riskid, mis üles jäänud on sisuliselt minimaalsed. Ja täna me tegeleme eelkõige pigem juba aktiivselt sellega, et kuidas leida uusi arendusprojekte fondile ja omavahel siin Eftenis arutame need kriteeriume, mis meile tundub, milline võiks selline järgmise 3 aasta vaates kõige paremini müüv elukondlik kinnisvara siin Eestis välja näha. Ja võib-olla ma siit liigukski selleni, et kuidas meie täna seda elukondlikku kinnisvara turgu täna Tallinnas ja lähiümbruses näeme. No, ma ütleks nii, et kui vaadata seda parempoolset pilti, siin on siis, kuidas iga aasta need punased tulbad näitavad, kui palju on siis iga aasta keskmiselt Tallinnas müüdud uusarendusi ja hallid tulbad näitavad siis seda, et kui palju on Harjumaal. Ma ütleks, et selline keskmiselt 100 kuni 120 arendust kuus 2024, 2025, et ma ütleks, et see on üsna normaalne tasakaaluline tempo. Et me nagu ei näe seda, et siin kinnisvara arenduses mingi meeletu buum oleks või meeletu suur nõudlus. Küll, mida me näeme, on, kui vaadata seda vasakpoolset pilti, et meie meeles see kinnisvara uusarenduste pakkumine on nagu nihkunud liiga palju sellise kallima otsa poole või kallima otsa kasuks, et kui siin paar aastat tagasi oli keskmine uusarenduse ruutmeetri hind, mida turu peal küsiti kuskil 4500 eurot, siis tänaseks me oleme jõudnud sinna 5200, 5300 euro juurde. Ja see ei ole mitte sellest,
et nende uusarenduste hinnad oleksid kasvanud, et see on pigem nagu sellest, et uut pakkumist on juurde tulnud just sellises kallimas otsas ja see on nagu see koht, kus me täna nagu pigem olla ei tahaks. Et meile pigem nagu tundub, et see nõudlus on suurem seal nii-öelda odavama otsa poole peal ja võib-olla üks selline fakt, mis seda ka kinnitab, on kui vaadata, kuidas Tallinna ja Harjumaa omavaheline dünaamika siin viimastel aastatel jooksnud on, et nagu me näeme, et siin Harjumaa hinnad vasakpoolsel pildil, see hall joon on ka natuke kallinenud, aga see vahe Tallinnaga on läinud nagu järjest suuremaks. Ja nüüd, kui vaadata nagu parempoolset pilti, siis täpselt samal ajal on juhtunud nagu vastupidi see, et kuidas inimesed nagu Harjumaale võrreldes Tallinnaga on nagu uusarendusi ostnud. Et kui siin 2022, 2023, 2024 osteti ühe nii-öelda Harjumaale ostetud korteri kohta kuskil siin 2 või võib-olla isegi 2,5 korterit Tallinnasse, siis täna me näeme, et see suhe on liikumas sinna 1,5 juurde, ehk siis nii-öelda uusarendusi ostetakse Tallinnas kõigest 1,5 korda rohkem kui Harjumaal. Ehk et nii-öelda see nagu selgelt näitab seda, et see absoluuthind on inimestele väga oluline ja pigem see tugevam nõudlus on just nii-öelda selles madalamas hinnaskaalas, et pole midagi teha, et kui sa tahad perekorterit osta ja sellist 4-toalist ja 100 ruutmeetrit ja keskmine ruutmeetri hind on 5300 eurot, siis nende inimeste arv, kes suudavad omale 530 000 eest korterit osta, on meil ikkagi suhteliselt väikene. Et seetõttu me pigem nagu täna vaatame eelkõige selliste arenduste poole, kus see absoluuthind ja ka ruutmeetri hind oleksid pigem keskmisest madalamad. Ja võib-olla täiendav faktor, mis seda meie nägemust nagu kinnitab, on kui me vaatame Eesti demograafilist struktuuri ja võrdleme seda 10 aasta taguse ajaga, siis me näeme, et see 10 aasta tagune aeg, ehk siis need tumesinised pulgad, siis oli see väga suur põlvkond, ehk see laulva revolutsiooni ajal 80-ndate lõpus, 90-ndate alguses sündinud põlvkond olid, ütleme, 20-ndates aastates ja olid pigem sellised, kahetoaliste ja ütleme, oma esimese eluaseme kinnisvara ostmise faasis, siis tänaseks on see põlvkond 10 aastat vanem, on ta nii-öelda 30-ndates eluaastates ja on ostmas pigem nii-öelda perekortereid, suuremaid kortereid ja seal see absoluuthinna piir hakkab järjest rohkem määrama. Et nii-öelda seetõttu ka see tegelikult see uus Järveküla laiendus, kus me saaksime paarismaju pakkuda oluliselt odavamalt või vähemalt kindlasti mitte kallimalt kui 4-toalisi kortereid Tallinnas võiks olla selline väga, väga huvitav uus projekt, kuhu järgmine arendusinvesteering sellest fondist nagu teha. Ja võib-olla siis viimase asjana ma räägiks, mis fondi võiks see aasta ees oodata. Jätkame jooksvalt väljamaksetega. Nüüd mitu korda aastas, see sõltub sellest, et kui kiiresti me Uus-Järvekülast rahad kätte saame, aga kindlasti tuleb neid väljamakseid see aasta pigem 3 kui 2 korda. Muudest alusfondidest saame see aasta välja maksta ligikaudu poole rohkem, kui me eelmine aasta saime. Ja eelmine aasta me maksime kevadel alusfondidest kokku kuskil 400 000 eurot ja sinna lisandus siis Uus-Järveküla, siis see aasta me saame alusfondidest kuskil 800 000 eurot maksta ja sinna lisandub siis Uus-Järveküla ja sügisel siis, millest ma eelnevalt korraks mainisin, meie elukondliku üürikinnisvarafondi täiendava pangalaenu võtmine ja sealt võimalikud väljamaksed. Meie käest on ka küsitud, et kas plaanime hakata tõstma fondi uut kapitali. Oleme sellele mõelnud, eriti nüüd, kus fond on nagu täielikult ennast ära investeerinud ja aasta aega ka nii-öelda täisportfelliga töötanud.
ja noh, nägemus on täna selline, et kuna me tegelikult neid fondi eelmise emissioone päris tugevalt selle Uus-Järveküla arendusprojektiga sidusime ja see projekt on jõudnud sinna, kus nii-öelda see kõige magusam väljamaksete periood on ees, siis noh, meile tundub, et oleks nagu aus, et sellest Uus-Järvekülast saadavad väljamaksed kuuluvad ka nendele investoritele, kes on siin fondiga pikemalt olnud, ehk siis olemasolevatele investoritele. Ja me ei hakka enne seda, kui Uus-Järvekülast on väljamaksed ära tehtud, ei hakka fondi nii-öelda aktsiakapitali lahjendama või laiendama, et püüame leida uued arendusprojektid ja kui need on leitud, siis siduda seda uue kapitali tõstmist pigem uute arendusprojektidega. Ja ma arvan, et see jääb siis pigem tõenäoliselt järgmise aasta esimesse poolde. Ja siin on siis lühidalt kokkuvõte, millest täna räägitud, et ega ma võib-olla väga pikalt siin peatuma ei hakkagi, et kõik fondi kaubanduskinnisvara investeeringud toimivad suurepäraselt. Kõige rohkem tööd on täna meil B-klassi büroohoonega antud fondis siis see Menurio 7, aga seal meil on ka mõtteid, et üritame vaadata, mis on need võimalused selle elukondlikuks kinnisvaraks, kas siis ise muutmisel koostöös kellegi teisega või siis mõnele kinnisvara arendajale mahamüümisel. Uus-Järvekülas loodame, et liigume viimaste müükidega sellises tempos, et suveks on enam-vähem kõik müüdud ja siis vastavalt sellele, kui kiiresti siin jooksvalt neid rahasid sellest arendusettevõttest kätte saab, teeme jooksvalt ka võimalikult kiiresti teile väljamakseid. Ja see olekski tegelikult minu poolt kõik. Tänan kuulamast. Ma tean, et siin on saanud küsida küsimusi. Püüan vaadata, kas küsimusi on tulnud. Mina küsimusi ei näe. Kui keegi tahab veel kiiresti midagi kirjutada siia küsimuste sektsiooni, siis on teretulnud. Aga kui ei taha, siis ega midagi ei juhtu, et Efteni meiliaadressid on avalikud, midagi salajast meil ei ole, meie koduleheküljelt leiate meie kontaktid ja aadressid, tahate midagi küsida, siis alati kirjutage ja püüame oma teadmiste piires ja võimalikult kiiresti vastata. Nii, aga kui küsimusi ei ole, siis ma omalt poolt lõpetaksin tänase ettekande. Tänan kõiki kuulamast ja tänan kõiki neid, kes seda lindistust millalgi hiljem järele vaatavad ja loomulikult tänan kõiki fondi investoreid. Kena päeva teile, nägemist!